Tere, armsad külmaväristajad ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja meil on täna väike temaatiline saade. Kogemata kuppus mul välja niimoodi, sest ma olen omadega 90-ndates olnud ja siis ma leidsin 2 mõnevõrra sarnast lugu, mille võtab kokku hästi Heidi dokumendi töö pealkiri Police Gone Bad või? Politseinikud gone bad, jah. Politseinikud gone bad. Mul on kahjuks mõlemad lood tohutu pikad, nii et saate täna ühe loo ja võib-olla siis järgmine nädal või millal ma otsustame järje teha siis teise loo. Aga see lugu, mille ma täna teieni toon, on mitmel põhjusel eriline. Ja ma küll mõtlesin, et ma võib-olla räägin sellest, ma kindlasti räägin sellest lähemalt järgmises saates, aga sellel reedel, kui see saade läheb eetrisse, on tõenäoliselt siis niimoodi, see, mida ma tiisisin siin kas eelmine nädal või üle-eelmine nädal, üks inimene arvas ka ära, millega tegu on. Spotify kommentaarides, et Taki võtab koera. Ja reedel tuleb meie esmakohtumine ja siis järgmine nädal ma loodetavasti saan juba rohkem näidata. Ma ei tea, kas ma panen selle pildi, ma vaatan, ma olen sulle jaganud küll tema pilti ka vist. Sa näitasid mulle küll kindlasti, jah. Jah, no teeme nii, et sina otsustad, kas sa paned tema pildi siia või pane. Igal juhul täna tuli Sooplussi kuller, 2 kullerit 3 pakendiga, mis olid kõik jõhkralt rasked, sest et kõiki asju oli vaja võtta kassidele lisaks. On ja. Nii et nüüd meil on peaaegu kõik olemas, ainult söögikausid on vaja veel osta. Nii et pesa ja... Minu meelest söögikauside valimine on kõige keerulisem kogu selle asja juures. Ma just mõtlesin, ma võtan tavaliselt plekist siuksed. Sest mul on kogu aeg see, et ma vahetan tal neid mingi aja tagant, sellepärast, et mul tuleb mingi tuur, kus ma leian mingi, et oh my god, need on nii nunnud. Mina kassidele ostsin Keila sõbralt sõbrale poest hästi ilusad siuksed väiksed, nagu, nad ei ole vist päris koogi nagu taldrikud, natuke suuremad. Mingi, ma ei tea, 10-12 äkki diameeter, hästi ilusa mustriga ja siis see on sellepärast hea, et siis nende karvad, vurrud ei lähevad ääre vastu, neil on väga mugav süüa sealt. Miinus on see, et nad ajavad tõesti sealt kogu aeg seda maha ja siis ma pean hullult koristama. Aga kusjuures sõbralt sõbrale poega seoses tuli meelde, et võtsin mina kätte, käisin emakesega ühel reedõhtul, see oli eelmise nädala reedõhtu ja võtsime ette, tema ütles, tema pole kunagi eluses Paavlis käinud. Mina sain šokki, mõtlesin, kuidas see ometigi võimalik on ja võtsime siis järjest ette, kõigepealt käisime uuskasutuskeskustes, siis läksime sõbralt sõbrale ja siis päeva lõpetasime Paavlis ja saaki oli. Nii et selles mõttes teise ringi värk on ikka nii kihvt. Jah, Paavlil on küll väga kallis vist. Ega seal ei olnud ka väga midagi, aga ma sain näiteks uuskasutuskeskusest endale vaasi, mis on übercool vaas, ma armastan seda, ma võib-olla panen pildi ka siia, kui ma sellest pilti peaks tegema mingil põhjusel. Ja siis ma tahan näha. Pooleldi närbunud tulvilt praegu sees, aga ja siis ma sain veel vanaema kausid, mis mu vanaemal kunagi olid, need vaata siuksed nagu klaasist, need siukse äärega. Ja need nagu suuremad variandid, mu vanaemal olid siuksed pisikesed, kuhu sisse ta tegi tarretist ja sülti ja mina leidsin niisugused suured nagu 2 erinevas suuruses ja need on nii ilusad, ma olen täiega lihtsalt. Äkki ma lähengi koera toidunõud otsima hoopis uuskasutuskeskusesse. Aga palun siis tee nendest närtsinud tulpidest pilti ja tee see siis mustvalgeks ja pane siuke creepy vibe mingi filter peale, et oleks ikka kikkide vibe ja näitama ilusat vaasi. Tavai. Aga lähme siis lugude juurde, ei ole siin midagi, mul 9 lehekülge teile ette kanda tänase jooksul veel. Meil muid uudiseid vist ei ole paranormaalseid, on ju?
Välja arvatud see, et ma siin üks hommik esmaspäeval äkki vahetult enne seda, kui ma üles ärkasin, küsis keegi hääl mu peas, unenäos nagu, kes on Kuressaare kõige tuntum elanik? Ja siis mingi naine vastas, Egiptus. Siis ma ärkasin üles mega segaduses. Ja siis meie armas Palmi kommenteeris Blue Skies, kui ma selle sinna üles viskasin. By the way, jälgige meid Blue Skies. Et Tene. Ja siis ma mõtlesin, okei, tegelikult makes sense nagu, sest et Egiptuse on ju seotud Tenega. Ja. No nii väike naasupea tuli, oi sa ei kujuta ettegi, mis ma arvan, et ma ei näe naasutanud järgmised mitu kuud, sest et ta on niuke scaredy cat. Enne oli aken lahti ja nad olid mõlemad akna peal ja mööda sõitis mingi suur raske, mis iganes, ma ei tea, raske veok, kauba, ma tahtsin matkaauto öelda, aga Kallur. Kastiauto või kallur, jah, siuke suure mürinaga, issand, nad panid mõlemad täie rauaga, liidusid peitu. No, aga see on hirmus ka. Jaa, aga lihtsalt ta kordab kõike. Nii et ma ei tea, ma loodan, et ta saab väga suureks sõbraks selle koeraga, kelle nimi, muide, ma ütlen teile, et selles saates tuleb välja, aga saate jälle arvata, mis see nimi on. Ja ma ei ütle ka, kas koer on emane või isane, nii et see nimi esineb siin saates. Sa lihtsalt kiusad inimesi. Jah, ma tahan, et te kaasa mängiksite, et teil ka huvitav oleks nagu mul. Ja see Sava on siin ikkagi naisi oma, ta tuli pai võtma. Aga all righty, lähme siis politseinikud Gone Bad lugude juurde. Ja minuga te tulete koos Rännule aastasse 1997, kui 12. juuli öösel hakkas 27-aastane abikomissar Jaan Rüttmann laupäeva öösel sisenema oma Laidenav 36 asuvasse korterisse ja märkas maja ees üht meest urineerimas. Ja Lai 36 asub täpselt Loodusmuuseumi vastas, nii et nüüd ma käin, kui ma sealt lähen Hellahunti lõunale, siis ma kogu aeg vaatan, et sinna hoovi sisse mõtlen. Sorry, et ma sisse sõidan sulle, aga mulle üks armas inimene näitas eile ühte fotot, mille oli pannud üles tema sõbranna kuskile kinnisvaraportaali. Ma ei tea, kas ta vist siis tahab oma korterit maha müüa või üürida välja. Ja siis üks pildidest oli siis vaade korterist välja. Ja selle pildi peal oli suur uriiniloik maja seina ääres ja siis seal kõrval seisis mingi vend, kes endal mune sügas. Oh my god! Ja ta ise pani selle ülesse. Kas ta ei märganud? Oh my god. Ma ei tea, aga ma nägin seda pilti ja ma lihtsalt naersin, silmad märjad. Kusjuures see on see vanalinna suur häda on see, et üks teine koht, kus me kogu aeg söömas käime, on restoran Troffe ja kui minna Laia tänava poolt, siis sa läheks sealt kangi alt läbi, sest seal on see Meriton või mingi hotell on seal ka nagu. Ja siis üks päev tulin sealt lõunalt ja vaatasin, et see hotelli töötaja pesi seinu seal selle kangi all. Ja siis ma ainult korraks mõtlesin, miks ta seda teeb ja siis ma sain kohe aru, vanalinn. Et sa peadki pesema seinu kangi alustel. Aga see abikomissar Jaan Rüttmann pidi tegema palju rohkemat ja tegigi. Igal juhul märkas, et mees urineerib ja see mehe nimi on Igor. Ja Rüttmann siis ütles Igorile, et ta on politseinik, kutsus teda korrale ja selle peale siis too väidetavalt ründas teda telliskiviga. Ja selle peale võttis politseinik enesekaitseks välja püstoli ja üritas teha hoiatuslasu õhku, kuid tema sõnul siis visatud telliskivi tõttu muutis püstol asendit ning kuul tabas siis hoopis ühesõnaga, tabas kedagi teist, me jõuame sinna. Ja kõige esimese teate sai sellest siis hoopis mitte politsei, vaid turvafirma Esk kell 2:14, sest et häire tuli siis restoranist Diesel Boots, mis oli nagu manly. Ei see oli, ma vaatasin, et see oli siis nagu üle tee on ja see pidi olema kas siis tänane Linnateatri maja seal kõrval või siis see, mis iganes see maja, mis seisab praegu tühjana, on see mingi, ma ei tea, ühesõnaga. Anyway, seal oli kunagi Diesel Boots.
Kommenteerige, kui te olete seal käinud, kui meil on selle vanusegrupi kuulajaid, ikka on. Niisiis, ei läinud patrullil kaua aega, jõudis kohale paari minuti pärast ja nägi siis, et baari ees seisab roheline džiip ja selle juures siis seisid inimesi, kes kõik muudkui näitasid sinna hoovi poole, et seal on üks mees, kes olevat kedagi tulistanud. Ja turvamehed panid siis selle tulistamises kahtlustatava politseiniku käed raudu, ta ei avaldanud mingit vastupanu, esitas töötõendi, aga siis see Igor, kellele siis kinnipeetu osutas, et ta ründas teda, et Igoril olid ka käed raudus, aga tema proovis ikka veel kätega politseinikele kallale tungida ja keeldus oma dokumente näitamas ja tema oli pärast tulistamist veel läinud paari õlut tellima ja jõi seda otse tänaval. Ühesõnaga, no siuke tubli mees on ju. Wow. Aga siis turvatöötajad võtsid ka siis Igori kinni ja andsid üle politseile nii Rütmani kui siis 40-aastase Igori. Aga see keset tänavat seisnud džiip seal esiistmel lamas siis noor neiu nimega, mis ta oli siis 27-aastane Lada Petkova. Võib-olla perekonnanimi, ühesõnaga pärast tuleb. Ja temal oli siis kuul peas ja neiu toimetati kohe Mustamäe haiglasse. Ja kusjuures oli veel siis niimoodi, et see turvafirma patrullekipaaži liige Hardi Kaljurand rääkis Eesti Päevalehele, et kui me Diesel Boots pubi juurde jõudsime, ei öelnud või ei teadnud ükski tänaval olnud inimene, et hoovi sissekäigu ees küljega seisnud maasturis on tulistamise tagajärjel kannatada saanud naine. Ja et nad nägidki kõigepealt seda rahva hulka, kes siis naiste killumise saatel juhatas nad hoopis sinna hoovi ja öeldi, et seal pidi olema mingi relvastatud pätt. Ja siis tema ja siis baarimees Kaido Kööp tulmasid siis hoovi. Ja ta kirjeldab seda stseeni siis veel niimoodi, et nad valgustasid taskulambiga seda pimedat hoovi, nägid siis paarikümne meetri kaugusel püstoliga noormeest, kes tundus neile närvilisena, aga rahunes pärast seda, kui ta kuulis, et tegemist on turvafirmaga ja et ta ei pea kartma. Ja siis Kaljurand ütles, palusime tal püstoli maha panna, mida mees ka tegi, näidates samas politsei töötõendit. Ühesõnaga, kõik oli selle politseinikuga nagu fine, kui turvapatrull temaga tegelema läks. Kui ta võttis, kui siis üks turvameestest võttis seda teenistusrelva, hakkas maast üles võtma, leidis ta sealt lähedalt siis maast ka noa. Aga turvamees ei näinud Rütmani käes nuga, nii et kellele see kuulus, esialgu ei teatud. Ja see politseiohviter selgitas siis seal turvameestele, et ta elab samas hoovis ja talle tungiti kallale. Ja siis nad läksidki tänavale ja siis see Igor, kes oli ka seal juba käed raudus, seal siis pidas Igor ennast kannatanuks, püüdis politseinikele kallale tungida, tõugati ta eemale, ühesõnaga, nagu ma juba seletasin, onju. Ja tehti siis ka alkomeetri test, Rütman oli täiesti kaine, Igor oli siis 1,1 promilli. Aga siis haavatud naine Lada, kes oli siis pubist tulnud koos Igoriga 4-liikmelises seltskonnas ja ootas siis Isuzu Rodeo maasturis hoovi urineerima läinud Igorit, leiti alles siis, kui turvamehed olid Rütmani kolleegidel üle andnud ja hakkasid sündmuskohta nõuetekohaselt üle vaatama. Et kõigepealt siis märkas turvamees hoovi sissekäigu ees küljega seisnud maasturi juhi kõrvalistuja küljeaknas kuuliauku. Mispeale läksin lähemale ja nägin vappuvat naist, kes oli kummargil. Kuna verd näha ei olnud, arvasin, et ta on purjus, kuid tõstnud juuksed näo eest märkasin naise laubas kuuliauku. Meenutas Kaljurand, kelle sõnul ei olnud sel hetkel maasturis ega selle ümbruses ühtegi inimest. Ja Mustamäe haiglas siis naist kohe opereeriti, aga hoolimata arstiabist oli ta siis üsna lootusetus seisundis. Ja natuke siis Rütmani taustast, tema oli siis politseis töötanud 91. aastast ja tema ütlused siis olidki sellised, mis siin on nagu esialgu välja toodud, et tema tahtis oma korterisse minna, märkas, et keegi urineerib, tuvastas ennast politseinikuna, kutsus korrale telliskivi, enesekaitseks püstol, hoiatuslask, visatud telliskivi, püstoliasandi muutmine, kuul lendas hoovist välja. Ja asja siis uuris uurimisbüroo abidirektor Kersti Jundas,
kelle sõnul on see vaid üks versioon, mille kontrollimisega siis uurijad tegelevad. Ja et esialgu nad ei osanud kohe öelda, et mis seal siis tegelikult juhtus ja kes siis kellele kallale ikkagi tungis. Ja tollel ajal oli meil siis siseminister Lepikson, kes siis lubas esitada ajakirjanikele Laia tänava tulistamise asjaolude kohta ise versiooni, mis tema väitel on tõepärane. Et oli siis pressikonverents ja seal ütles, et tegemist ei olnud enesekaitseks tulistamisega sellisel kujul, nagu praegu ajakirjandus on edastanud. Aga siis esialgu nad ei soovinud veel täpsustada, mis siis ikkagi juhtus, mis oli väga kummaline. Rütman õppis sellel ajal Riigikaitseakadeemia esimesel kursusel ja abikomissariks oli ta edutatud jaanuaris. Ja kuna ta oli siis linna korrapidaja, siis ta pidi iga päev lahendama väga keerulisi olukordi. Ja üks tema töökaaslane ütles, mõtlematult ta vaevalt tegutses, kui ta juba relva kasutas, pidi tal selleks ikka põhjust olema. Ja siis õnnetu ohver Lada oli ikkagi üliraskes seisus, ta oli koomas, see kuul oli läbinud siis tema aju, tekitas raske ajukahjustuse. Ja ühesõnaga arstid oli öelnud, et raskemas seisukorras enam inimene olla ei saa. Augusti keskpaigas tuli ta siis teadvusele, suhtles siis juba omastega. Ja siis augustis ütles Mustamäe haigla perearst Teet Lainvee, Lada on siiani raskes seisundis, kuid ta on intensiivravi osakonnast üle viidud neurokirurgi osakonda ning paraneb aegamööda. Tema sõnul polnud ka välistatud, et naisel võib tekkida raskeid tüsistusi. Ja Lainvee ütles, et tema teada pole veel politseinikud kannatamaga rääkimas käinud. Arvatavasti ei mäleta Lada midagi, sest tavaliselt tekib selliste vigastuste tagajärjel mälukaotus, ütles arst. Jah, Petko oli ta perekonna nimi. Siis oli see lugu keris hästi pikka aega ja isegi veel 97 juhtus, veel 2008 ma leidsin artikleid selle kohta. 10-11 aastat hiljem. Ja, et siis järgmine süke kõrvalepõige, see ei ole kõrvalepõige, see on vahepeatükk siis selles loos oli see, et kui Lada Petko siis koju sai, siis tahtsid vanemad järgmist operatsiooni, aga ma ei tea, kas nad ei usaldanud seal arste Tallinnas, igal juhul nad läksid Peterburi ja lasid seal talle mingi operatsiooni teha ja hakkasid siis nõudma haigekassalt seda raha tagasi. Aga jah, et see koht, kus nad siis käisid, olid Peterburi sõjaväe meditsiini instituudi neurokirurgia kliinik, kus siis tema aju opereeris professor Boriss Gaidar. Ja umbes 6 aega tagasi, see on siis nüüd oktoobrikuu artikkel, ühesõnaga kunagi seal siis toodi Lada tagasi Tallinnasse kodusele ravile ja Gaidar ütles siis Eesti Päevalehele, et naise paremast ajupoolest eemaldati auto esiklaasist pärinevad kiud, mis olid sinna sattunud püstolilasu tagajärjel. Lada parem ajupool töötab, kuid vasak peab ise ajapikku taastuma. Umbes poole aasta pärast tuleks teda uuesti opereerida, aga seda võib teha ka Eestis. See kõik ärritas Mustamäe haigla kirurge. Seal see neurokirurgia osakonna arst Aadu Liivat ütles siis, et sellel operatsioonil polnud mitte mingit mõtet. Naise ajusse sattunud klaasikiud tulnuks välja opereerida vaid siis, kui nende ümber oleks tekkinud mädanik. Praegu need tükid ei seganud. Meie arstide konsiilium otsustas operatsioonist loobuda, sest see oleks kurnanud patsiendi niigi nõrka ja puhkust vajavat aju, ütles Liivat. Makes sense, ütleb mina. Tõepoolest. Aga ma saan ka vanematest aru, et kui sul on nagu 27-aastane täies jõus, elujõus noor laps, kes on järsku täiesti nagu enam raskemas olukorras olla ei saa, et siis sa tahadki ilmselt teha kõike, mis võimalik. Aga siis Liivat lisas, et vajadusel võinuks sama operatsiooni teha ka Mustamäe haigla arstid. Me ei opereerinud sellepärast, et sellel polnud mõtet. Kahju, et Lada põikpäine isa otsustas tütre igal juhul Venemaale viia ja lihtsalt suure hulga ära kulutada. Shots fired, pun not intended. Igal juhul põikpäine isa toodi nüüd siia sisse siis. Niisiis, kui see uudis oli siis lehes, et siis doktor Liivat siis rääkis uuesti, mis siis Ladaga juhtus, et see otsa ette tabanud püstolikuul läbis siis aju ja jäi peatuma kuklasse. Ja selle kuuli teekonna ümber oli siis 10 sentimeetrise läbimõõduga kahjustunud ajukiht.
ja see on 1/3 kogu ajust, mis tähendavad, et need jäljed jäävad ikkagi kogu eluks. Aga et lihtsalt on vaja oodata, kuidas aju ennast ise taastab, ütles doktor. Ja muidugi oli vaja taastada igasugused oskused, näiteks ka liikumine. Septembris Mustamäe haiglas suutis Laada juba ise WC-s käia ja lihtlauseid moodustada, aga õnnetusest ta tõesti ei mäletanudki midagi. Ja Liivet veel ütles, ajukahjustuse lõplikust suurusest saab rääkida umbes 2 aasta pärast. Selleks ajaks on selge, kui palju aju taastub, kui hästi Laade liikuda suudab ja millisele vaimsele tasandile ta jõuab. Selliseks, nagu ta oli enne tulistamist, ei saa naine enam kunagi, sest ajuvigastus oli nii liiga suur. Ja siin siis veel enne, kui me läheme sinu loo juurde, väiksed numbrid ka, et Laada vanemad siis nõudsid haigekassalt kliiniku arve tasumisse oli siis 162 000 krooni, mis on umbes siis, ma ei teagi, mis ta eurodes võib olla, see 10 000. Umbes vähem vist. Kui 15,6 euri. Oli 15 jah. Jah, no siis see ongi kuskil üks. Umbes 10 jah. Või 2 kohta. Ma ei, sellisel kellaajal ei, pärast sellist nädalat ei. On kolmapäev alles pärast sellist nädalat. Ja Peterburis maksab üks haiglapäev $150, Eestis 210 krooni. Ja ajuoperatsioon Mustamäe haiglas oleks maksma läinud 4000 krooni. Ja haigekassa esindaja ütles, keeldusime selle summa tasumisest, sest meie arstide hinnangul polnud operatsioon Venemaal vajalik. Laada Petko vanemad peavad selle raha kuskilt mujalt leidma. Aga väike spoiler alert, see rahaga teema veel jätkub. Ja kohus ka tuleb pärast tuleb kohus. Minu kord jälle on, siis tuleb kohus. Ja lähme korraks vahepeal käime uhkel Usamaal. Oh my god, see tänases kontekstis on iik. Ma hakkasin seda Handmaid's Tale'i vaatama. Ja ma ei suutnud, ma vaatasin vist mingi pool hooaega ära ja see oli lihtsalt liiga depressing. See on väga räige. See on liiga räige. Mul on vist 3. hooaeg pooleli praegu. Sellepärast sa oledki nii masenduses? Ma ei ole masenduses, ma olen lihtsalt unine. Okei. Aga jah, sellepärast, sest et ma istun öösel kella 2 üleval, vahin sarja ja siis saan 5 tundi magada ja no nii ta läheb. Aga Usamaal siis sükene vennakene, meesinimene, Drew Peterson, kes on tegelikult kind of nagu veits kuulus seal, aga mitte üldse nagu heas võtmes kuulus. Kurikuulus. Ja tema oli siis politseinik, igavene sükene kangelane, lahendas muudkui raskeid juhtumeid, aga ta lahendas neid juhtumeid suuresti tänu sellele, et ta ei peljanud oma mundrist ja ametipositsioonist nagu viimast võtmast, ehk siis ta kippus seda kurjalt ära kasutama. Ja see on kõik tore, aga me räägime täna hoopis tema armuelust. Jah, hoopis nii. Igal juhul, Drew siis sündis 1954. aastal ja alustas siis oma karjääri politseinikuna ja tegi ta seda siis Illinois osariigis Bolingbroki linnas. Ta oli sükene viisakas ja šarmikas ja siuksed omadused olid, millega minna ja naisi niita. Ja tema töökaaslased kirjeldasid teda kui kogenud uurijad, kes tundis seadusi läbi ja lõhki. Aga kodus oli tegemist väga autoritaarse ja kontrolliva mehega. No shit. Drew siis abiellus oma elu jooksul 4 korda.
Esimene abielu lõppes lahutusega, teine abielu lõppes samuti lahutusega ja kolmas abielu lõppes niimoodi, et 2004. aasta märtsis leiti oma kodust vannis surnuna Kathleen Savio. Okei. Ja Kathleen oli 40-aastane, tema oli siis endine meditsiiniõde ja ühtlasi siis Drew kolmas naine. Ja paar oli siis sellel hetkel keset niisugust tõsist lahutusprotsessi, kus nad siis vaidlesid selle üle, et kuidas nad oma vara jagavad, kuidas nad laste hooldusõigust jagavad. No siuke klassika. Ja. Kinda onju. Nii, ja Kathleeni surma põhjuseks märgiti algselt siis õnnetus vannis. Vannis juhtus õnnetus. Väidetavalt siis Kathleen libastus, lõi pea vastu serva ja uppus. Aga üsna mitmed asitõendid ei klappinud sellega, mis seal nagu koha peal näha oli, ehk siis vannis polnud vett alustuseks. Okei, siis sa ei saa uppuda. Kuivas vannis sa ei libastu ja selles mõttes, et ma lihtsalt mul on tohutu hirm tekkinud viimase paari aasta jooksul, et ma libastun vannist. Mul on vannitoa põrand on see teema, mida ma kardan, sest ma olen seal üsna mitu korda päris korralikult ehmatanud iseennast. Ja lihtsalt nüüd ongi see, et ma iga kord nagu olen nagu, mul on just vannist väljatulekuga. Ma päriselt kaalun seda, et panna need, vaata nagu vanainimestel on need käetoed on ju, millega sa tõmbad ennast üles seina külge kuidagi. Anyway, mina tavaliselt tulen vannist välja niimoodi, et mul lihtsam oleks, et ma ikkagi võtan selle punni juba ära, on ju, ja siis ma hakkan sealt välja ukerdama ja püüan mitte nagu libastuda seal. Asja ei tee lihtsamaks, et ma panen igasuguseid õlisid ja asju on ju sinna vette ja siis. See on jah, muidugi. Ja nii et seal on variant, et kui see vesi on alles nagu poolenisti, aga see peab olema nagu mingi, see variant on, aga anyway, ma tean, mis siin juhtus tõenäoliselt, aga ma lihtsalt tahtsin rääkida oma vannist. Teine asi oli see, et Kathleenil ei olnud ainult siis see haavakene, et ta oleks oma pea vastu vanniserva ära löönud, vaid tal olid ka kehavigastused. Ja kolmandaks ütles naise perekond, et Kathleen kartis Drew'd väga ja ei tundnud ennast oma kodust turvaliselt. Kuid seesama politsei seal kohalik, kus siis ka Drew töötas, ei alustanud mingit uurimist. Ringkaitse. Ja usutakse, et see oli siis esimene selline ehe näide sellest, kuidas Drew oma ametipositsiooni ära kasutas, et siis oma niisugust kuritegelikku teguviisi kuidagi peita. Vot. Siis kolmas abikaasa oli surnud. Kukkus vannis, eks, uppus ära. Siis oli uut abikaasat vaja. Ja siis uueks abikaasaks sai Stacey. Ja Staceyga juhtus niimoodi, et 2007. aasta 28. oktoobril kadus ta jäljetult. Mitte vanni sel korral siis, jah? Vann ei kadunud. Ja Stacey oli kadumise hetkel ainult 23-aastane. Ehk siis poole noorem sellest tüübist. Ja tema siis abiellus Drew'ga 2003. aastal ja Stacey oli siis sellel hetkel, kui nad abiellusid 19 ja Drew ligi 50. See on nagu maks haige, see on nii haige. Groomer. Nii rõve. Jah. Siis Drew väitis too aeg meediale, et Stacey oli tema maha jätnud ja kolinud noore armukesega minema. Väga mugav jälle. Aga naise perekond ei uskunud seda ja Stacey õde Cassandra ja teised pereliikmed väitsid, et naine oli hiljuti öelnud, et quote, ta teab midagi Kathleen Savio surmast ja quote, kavatseb Drew vastu tunnistada. Oi. Eks ole. Ja see ei rääkinud ka nagu selle teooria poolt kuidagi, et Stacey ei olnud kunagi varem nagu lahkunud
nii et ta oleks oma lapsed jätnud ja ei oleks nendega ühendust võtnud. Stacy mobiiltelefon kadus koos Stacy'ga ja Stacy't polegi kunagi leitud. ei. Jep. Nii, nüüd, kuna Stacy kadus ära, siis inimeste kadumised, nagu me ikka teame, on sellised asjad, mis köidavad jube palju avalikkuse tähelepanu tegelikult, on ju. Et otsitakse, otsitakse tavaliselt ju, et kes tuleks appi otsima ja tehakse neid massilisi otsinguid metsades ja igal pool mujal, on ju. Ja kuna see kadumine tõmbas siis avalikkuse tähelepanu Stacy abikaasale, siis otsustasid uurijad avada uuesti Kathleen Savio juhtumi. 2007. aasta lõpus kaevati Kathleen välja, hauast välja. Jumal tänatud. Ja tehti talle uus kohtuarstlik ekspertiis siis, millest järeldati, et naine oli mõrvatud. Keegi oli teda lämmatanud ja seejärel vigastanud. Ja uurijad usuvad siis või uskusid siis seda, et Stacy oli pealtnägija. Stacy, kui palju neil vahet oli sellel uuel abiellumisel ja? See käis suhteliselt üksteise otsa siin. 2004 märtsis leiti surnuna vannist ja 2003 oli see aasta, kui hakkasid seal nusperdama vaikselt, ehk siis juba enne, kui neil oli lahutus pooleli, vaata. Okei, see mul läks kuidagi kõrvust mööda, et nad olid varem juba. Nii, igal juhul. Ühesõnaga, uurijad arvasid, et Stacy oli siis pealtnägija, kuidas Drew oma eelmise naise tappis ja tema siis andis Drewle ka alibi 2004. aastal, aga hiljem siis tunnistas oma lähedastele, et ta oli politseile valetanud, sest et ta kardab enda elu pärast. Ja asi läks siis edasi niimoodi, et 2009. aastal Drew Peterson arreteeriti ja talle esitati siis süüdistus Kathleeni mõrvas. Ja kohtuprotsess algas 3 aastat hiljem, kestis mitu kuud ja tunnistajateks olid siis mitmed Petersoni lähedased sõbrad. Ühesõnaga, väga siuksed ilmselt usaldusväärsed inimesed tema vaatevinklist. Ja tõendina siis kasutati sellist kaudset tõendit, mis sai siis otsustavaks kogu asja juures, ehk siis Stacy varasemad jutuajamised teistega, kus ta siis vaata ütles neid asju. Vot, ja üks hästi tähtis moment selle kohtuprotsessi juures oli see, kui Petersoni sõber Thomas tunnistas, et Peterson oli palunud tal tassida garaažist auto pagasiruumi, midagi väga rasket, mis tundus nagu inimene. Ja see juhtus täpselt samal õhtul, kui Stacy kadus. Nii, et lõpuks läks niimoodi, et Drew siis mõisteti süüdi Kathleeni mõrvas ja talle määrati siis 38 aasta pikkune vanglakaristus. Aga sellega ei saanud lugu läbi. Ma nägin seda su näost. Sellepärast, et vanglas olles hakkas Drew rääkima teistele kinnipeetavatele, et tema vihkab elu eest seda prokuröri, kes ta siis trellide taha saatis. Okei. Ja selle tüübi nimi oli James Glasgow. Ja tema siis pakkus kaasvangidele raha, et need aitaks tal palgata palgamõrvari, et Glasgow tappa. Täiesti saikar. Ja, aga see plaan jooksis tal luhta, sest et see asi tuli välja. Aga kuna see välja tuli, siis 2016. aastal lisati siis tema karistusele veel 40 aastat vangistust. No välja ta sealt siis õnneks ei tule.
nope. Aga mul on tekkinud oma nišš vist nüüd, sest et see oli vist eelmine saade, kui ma rääkisin sellest, et sellest on film tehtud. okei. Sellest on ka film tehtud. Ja selle filmi nimi on Drew Peterson Untouchable. Vot, nii et kui tahate vaadata, siis vaadake. Netflixis või? Ei tea, kus seda vaadata saab ausalt öelda, sest mina ei ole seda näinud. Okay. Aga selles mõttes, et minu meelest suht hea näide sellest, kuidas üks vormis vend võib olla totaalne mölakas. Jah, paraku neid näiteid just seal USA-maal on päris palju, aga tead, kes pole üldse mölakad? Ja meie armsad Patreonid, nemad on maailma parimad. Ja maailma parimad ja enne kui me läheme kohustusliku kiire ülevaateni, mis meie Patreon on ja miks sellega tasub liituda, siis kõigepealt Patreonidele ma tahan öelda seda, et ma avastasin, et Patreon on muutnud mingit oma süsteemi ühilduvust Spotify'ga, ehk siis kui te enam ei saa kätte boonusosasid Spotify's, siis tuleb ilmselt see liitumine uuesti teha ja otsida hoopiski meie seda külmavärinad After Hours, sest et sinna jooksevad kõik meie pikad boonusosad ilusasti kokku. Huvitav, miks ta teeb nii? Varsti tuleb ka see võimalus, nagu, et me saame võtta need, mis on host itud mujal ja siduda Patreoniga. Ma ei tea, miks nad selle ära muutsid, ma avastasin selle puhtjuhuslikult. Nii et vabandust, kui keegi on jäänud ilma selleta või ei ole leidnud seda, mida ta otsib. Külmavärinad After Hours on Spotteris täiesti olemas ja sealt saaks saama selle luku peale vajutades ilusasti ära ühendada. Aga meie Patreon, seal te saate lisaks sellele, et te meid toetate, siis meie pakume teile vastu oma saatemärkmeid, saated saate varem kätte, boonusosad, koduvideod, ma sain aru, nädalaga varem kummitus videod, behind the scenes ja saate valida saate teemasid. Praegu on seal üks poll on üleval, vaatan, et väga tihe rebimine käib. Oli hea praegu ikka üksteise kannul seal rõõmsalt. Ja, nii et minge andke oma hääl ja olenevalt levelist on võimalik ka merch'i saada ja muid lisahüvesid ja eks me seal ka teeme laive ja oleme seal vestluschatis aktiivsed. Ja üleüldse, seal on mõnna ja tore ja kõik oma uudised me laome ka sinna ja mitte ainult tasuline sisu, et tasub ka niisama tasuta jälgida, et paneme sinna saatesoovitusi või sarjasoovitusi, filmisoovitusi, mis iganes meil pähe tuleb. Aga igas saates me siis ka täname meie armsaid toetajaid ja kõigepealt siis suur aitäh meie VIP-külmaväristajatele, keda on tekkinud päris pikk rivi. Aitäh Indrek, Keit, Mumm ja Volkergeist, Pilleriin ja Sven. Mumm, also ma ütlen sulle, et ma nägin su kirja, ma panin endale reminderi, et tegele Mummi asjaga ja ma olen seda reminderit lihtsalt iga päev edasi lükanud reschedule tomorrow, sest et mul lihtsalt ei ole füüsiliselt aega. Nii et sa tead siis, mul üldse selles mõttes vastata kirjadele, ma teen neid announce avalikult. Räägi kohe asi selgeks. Nii, aga aitäh ka külmaväristajatele, kelleks on Agnes, Anett, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell, Lillemojiga, Krissu, Diana from the Moon, Elin, Elisabeth, Endre, Erika, Erki, Frida, Kathy, Krets, Heili, Helen, Heleri, Hundiblika, Ilona, Iiris, Janeriin, Jaanika, Jaks, Joss, Kairi, oota, Kaat pidid sina peotma. Okei, Kairi ghost emojiga. Ma lõpetan siis siin. Aitäh, Karena, Karina, Kat Austraalia, I don't know, kuidas õige on. Kati, Kats, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kratu, Kretsu, Kristlin, Krista, Kristel, Kristi, see on ikka päris crazy. Kristin, Kätlin, nii ma tegin K-d ära. Ja siis veel aitäh Liina, veel üks Liina, Maarja, Malle, Mariette, Marta, Merle, No Name, Regli, Shirley, Tondiste, Valge Siil, Väike Päike, Ülo ja Maiken.
Ja ärge unustage siis, et ka www.kikimori.ee on koht, mida tasub külastada. Eriti patronidel, kes saavad seal soodustust ja sealt saab saata meile lugusid ja kikimorid@gmail.com ootab ka teie kogemusi paragrimi maailmast. Ma Aga siia lähme... vahele veel tegelikult lükkan, et kui keegi veel TikTokis ei jälgi meid ja teil on konto olemas seal, siis minge käppelt, meil saab varsti 10 tonni täis. Ja YouTube'is samamoodi, kui te veel ei jälgi meid, isegi kui te ei taha vaadata, siis tulge ikka toetage, et see aitab meil levida, et see Eesti on niikuinii nii piiratud turg ja noh, Kroonika meelelahutusauhindadel meid nagu ei pandud sinna hääletusse, et noh, siis peame kuidagi teistmoodi leidma oma nurgakese siin ilmas. Ise auhinna tegema. Jah, ise endale auhinna tegema. Parimad kikimoorid aastal 2025. Nii, aga me jõuame siis Jaan Rütmani asjus kohtusse. See algas novembris 1997. Ja alustuseks ütles siis Jaan Rütman nõnda. Vabandan Lada Petko läheduste ees selle õnnetuse pärast ja tunnistan oma süüd selles tragöödias. Juriidiliselt ma endaga süüdi ei tunnista. Ja ajakirjanduses siis kirjutati, et ta oli tunnistusi andes kohtus silmnähtavalt närviline. Ja nüüd me lähme siis uuesti üle nende sündmuste, mis siis juhtus. Nüüd me juba teame ka, et Igori perekonnanimi on Karpuhhin. Ja Rütman siis selgitab, et temal tekkis Karpuhhiniga sõnelus. Tsiteerin. Küsisin, kas ta paremat kohta ei leidnud, sest siin mängivad päeval lapsed. Karpuhhin saatis mind pikalt. Kui ma ennast politseinikuna esitlesin, hüüdis ta, sa siga oled siis veel politseinik ja lõi mind rusikaga riivamisi näkku. Seejärel üritas ta mulle jalaga kubemasse lüüa, kuid sain kõrvale põigata. Seejärel siis kutsus Karpuhhin Rütmani sõnul oma tänaval seisnud sõpru appi politseinikku peksma ning Rütman otsustas oma esimese korruse korterist relva võtma minna. Et ühesõnaga ta võttis siis oma ta oli küll puhkusel sellel ajal, aga ta võttis siis oma teenistusrelva Makarovi ja nähes, et võõrad lähenevad tema korteri akendale maast kive korjates, otsustas ta siis ikkagi minna tagasi hoovile neid korrale kutsuma. Ma näitasin neile töötõendid, kuid Karpuhhin üritas seda mu käest ära rebida. Hõikasin, seis või ma tulistan. Seepeale haaras Karpuhhin maast kivi ja viskas mind hüüdes. Vaatame, kes enne pihta saab. Põikasin kõrvale ja tõmbasin püstolilt kaitseriivi maha. Ta viskas mind veel kord ja uuesti kivi eest eemale põigates komistasin. Vajutasin kogemata päästikule ning kõlas lask. Seltskond jooksis hoovist minema ja alles siis nägin ma tänaval seisnud maastikuautot. Ja seda alkoholijoobe asja ma juba mainisin, aga Karpuhhini seletused olid siis sellised. Olin hoovis asjatoimetusel, kui ta mu õlast kinni haaras ja midagi eesti keeles rääkima hakkas. Tõmbasin käe lahti ja saatsin ta kuradile. Seepeale ta läks minema ning arvasin, et olen tast lahti saanud. Kuid varsti tuli ta tagasi ja hakkas mind 10-15 meetri kauguselt püstoliga sihtima. Arvasin, et mind püstoliga sihtiv mees on mingi joodik, sest ta ei öelnud mulle, et on politseist. Hüppasin hoovi sissekäigu eest siia-sinna, et püstolitoru eest pääseda. Lõpuks heitsin maha, siis lask kõlaski. Nii et tema ütles ka, et ta kiviga ei visanud. Ja see haavata saanud Lada oli siis Karpuhhiniga ühes seltskonnas. Nad olid alles samal õhtul tutvunud. Ja siis kohus otsustas, et seda tsiviilhagi, mis siis Rütmani vastu oli esitatud, et seda veel arutatakse eraldi. Et siis nimelt siis need Lada vanemad nõudsid siis nüüd Rütmanilt seda 162 000 krooni, mis siis kulus sellele operatsioonile. Ja haigekassa nõuab lisaks veel siis õnnetuses süüdlaseks tunnistatavalt isikult naise haiglaraviks kulunud 113 000 krooni hüvitamist, mis on nagu siuke, ma ei tea, kui tavapärane see on, et haigekassa nõuab nagu kurjad. Ma nagu kuulnud siukest asja. Ja võib-olla see on tavapärane, aga võib-olla see oli 90ndate värk või oli see sellepärast, et see oli nii siuke suure kellakülles asi, ma ei tea. Et selleks ju haigekassa ongi, me oleme kõik, me maksame makse. Me saame selle eest seda haigekassa teenust. Igal juhul siis Tallinna linnakohus mõistis politseinik Jaan Rütmani jaanuaris 98 süüdi 27-aastasele Lada Petkoole üliraske kehavigastuse põhjustamises ettevaatumuse tõttu ning võimu liialduses.
Teda karistati 3,5-aastase vabaduse kaotusega poolkinnises vanglas. Ja sama pikka vabaduse kaotust nõudiski siis ka siis riiklik prokurör Hinge Brand, kes on ka ju vana lege. Ja Rütmani kaitsja vandeadvokaat Andres Aavik väitis protsessil, et politseinik tegutses reflektoorselt ega teinud hoiatuslasku vaid juhulasu. Rütman ise kinnitas, et komistas, kaotas tasakaalu ja vajutas reflektoorselt oma Makarovi päästikule, mis on vaata praegu sellel nädalal väga aktuaalne selle Viimsis toimunud tulistamise osas, kus ka oli siis reflektoorne päästikule vajutamine just see politseinik, kes seda 13-aastast poissi püüdis, ühesõnaga. Ja siis nüüd me tutvume lähemalt ka Lada põikpäise isaga, kelle nimi on Fjodor Petko. Tema siis rääkis kohtus, et tütrele on tehtud 2 keerulist operatsiooni, viimane Peterburis ja et nüüd on Lada invaliid. Me vist ei kasuta seda sõna enam, aga isa meenutas, et Rütman on hüvitanud neile 5000 krooni, aga see moodustab siis paraku vaid 2,5% tütre ravikuludest. Ja samuti polevat siis politseinik nendega pärast õnnetust kontakti võtnud ega vabandanud. Ja Fjodor siis kritiseeris kohtus ka politseis valitsevat korralagedust. Ja samal teemal jätkas siis kannatanut esindanud vandeadvokaat Aleksander Klikman. Advokaadi sõnul oli siis politsei ülesanne tagada õiguskord ja seaduslikkus ning järgida humanismi põhimõtteid, kaitsta inimeste elu ja tervist. Aga mida tegi Rütman, küsis Klikman. Ta tegi noorest naisest esimese grupi invaliidi, kahjustas inimese tervist, aga see pole meie riigis enam erakordne juhtum. Klikman väitis, et Eesti politseis on midagi korrast ära. Politseinik peab ka ekstreemses olukorras vältima reflektoorset vajutamist päästikule, lausus advokaat. Ja Rütman siis oma viimases sõnas vabandas veel kord ohvrivanemate eest ja lausus, et tahtis, kuid ei suutnud õnnetust ära hoida. Et ta oli kaitsnud oma peret, vara ja elu. Ja siis samal aastal esitas siis Lada Petko linnakohtule hagiavalduse kehavigastusega tekitatud kahju hüvitamiseks ja siis arvutati, ühesõnaga peale hästi palju numbreid, et riik peab kõigepealt maksma Petkole varalise kahju hüvitamiseks 119 207 krooni. Ja alates 1. jaanuarist 2002 sai siis Petko igakuiselt tervisekahju hüvitist ümardame 1130 krooni, kuni töövõimetus kestab. Ja kokku siis moodustab see summa 13 861 krooni. Ja siis samuti mõistis kohus Petkole moraalse kahju hüvitamiseks 300 000 krooni ja kohtukuluna veel 15 000 krooni. Ja seda siis kõike riigilt. Valitsus eraldas siis 2002 aastal reservist ligi 500 000 krooni politseiametile, et maksta siis hüvitist ligi 5 aastat tagasi politseiniku käe läbi raskeid vigastusi saanud Lada Petkole. Ja siis 2002 aastal nõudiski ta, siis oli juba 704 000 krooni nad nõudsid, aga said siis, mis iganes siin kokku siis lüüa. Nad said vähem natukene, kui nad nõudsid. Nii, ja siis ma vaatan, ma liigun siin ajas natuke edasi, sest siin on lihtsalt see Petkode hagemine ja nii. Aga ma toon siis nüüd suva need numbrid ühest kohtuprotsessist on siis natuke räägitud ka Ladast endast pikemalt. Kohtusaalis oli siis Fjodor, Lada oli siis emaga kodus. Ja Lada ema Nina oli siis öelnud, milleks teda traumeerida ja sinna viia. Et ema Nina on siis ennast tütrele pühendanud ja käis eile, millal iganes see intervjuus oli, temaga polikliinikus. Päev varem külastati hambaarsti, kuid põhiliselt ollakse siiski kodus. 5 aastat tagasi elasid Nina ja Fjodor Petko oma sõpruse Puieste hubases korteris kahekesi. Tütar Lada töötas Eesti Raudtee operaatorina ning elas koos peigmehega Mustamäel paneelmaja teisel korrusel. Lada oli köögiakendele ette pannud rohelised satsilised kardinad ning valmistus pulmadeks. Õigupoolest tegid seda ka ema ja isa, kes kogusid tütre pulmadeks raha. Lisaks kavatses isa tütrele auto osta, sest Lada oli käinud just juhikursustel. Ometi jäid aga Lada kodu aknad pärast kuuma 1997. aasta 12. juuli suveööd pimedaks.
Laada üks eluetapp sai otsa, kui öösel kella 2 paiku läks parajasti puhkusel olnud abikomissar Jaan Rütman Tallinna vanalinnas Laial tänaval diiselpuutsi pubi juures tülli seal urineerinud Igoriga. Siin ma ei hakka kordama, mis juhtus, aga siis Laada tuli koomast välja 10 päeva hiljem. Eesti arstide ja Laada ema isa vahel tekkisid siis ebakõlad ja vanemad viisid siis tütre Peterburi sõjaväemeditsiini akadeemiasse. Ja siis on siin veel selline asi mainitud, et kuna haigekassa välismaist ravi kinni ei maksnud, tuli arve tasuda pulmarahadest ja tuttavatelt saadult laenudest. Enam ei läinud Laada oma koju peigmehe juurde, vaid vanemate koju diivanile. Laada ise õnnetust ei mäletanud, suutis aga meenutada lähedasi ja sõbrannasid. Ja siis selles artiklis on veel välja toodud, et Mustamäe haigla neurokirurg Aadu Liivat, kes juba enne siin sõna võttis, on öelnud, et mõistab vanemate püüdlust saada Laada endisena tagasi, kuid paraku on see võimatu. Et Laadal on ajukahjustuse tõttu 1/3 ajust hukkunud ja ei taastu enam kunagi. Ja Petkov ise siis väitsid, et nad pole nende tütre sandistanud politseiniku Jaan Rütmani vastu kunagi kättemaksu haudunud. Tsitaat, meil on kõige tähtsam Laada, meie energia läheb kõik sinna, ehk saame kunagi lapselapsigi, on isa Fjodor ikka lootnud. Aasta pärast õnnetust oli Laada suurim soov tantsida ja nudipea valgeks värvida ning vanematele lapselapsi sünnitada. Peigmees käis Laadat vaatamas veel 6 kuud pärast õnnetust ja kadus seejärel silmapiirilt. Ja siis aastaks 2002, mis on see tekst sellest ajast pärit, et Laadal on tehtud 4 peaoperatsiooni ja 2 silmalõikust. Hoolimata sellest, et Laada jäi tulistamise tagajärjel ühest silmast pimedaks ja teinegi näeb kehvalt, vaatab ta siiski telerit ja suudab abita kodus käia. Ja samuti tuleb Laada toime söömisega. Areng on, kuid aeglane. Tulistada võib kiirelt, kuid edasi läheb kõik aeglaselt, tunnistab Laada ema. Ja siis ka see valuraha summa nad päris nagu lahest ei olnud nagu võtnud, et nad on ikkagi dokumentaalselt kokku arvutanud, kui palju on aastate jooksul Laada jaoks kulunud seda raviraha. Nii et ja siis viimane veel, mis ma siin leidsin, et 2005 aasta detsembris mõistis siis Tallinna ringkonnakohus Eesti riigilt Petkovde kasuks välja 123 533 krooni ja lisaks siis veel kohtukulude katte. Politseiamet kaebas otsuse edasi, siis Riigikohtu, ühesõnaga, Riigikohus siis tühistas varasemad otsused ja mõisteti siis hoopis poole vähem, 65 000. Nii et ühesõnaga, tõenäoliselt ma leiaksin veel kuskilt mingeid ravirahasid või nii, aga mis Jaan Rütman teeb täna, ma ei tea. Ma loodan, et ta suudab oma elu edasi elada. Ja Laadast on muidugi kahju. See on jah kurb. Aga ma ei tea, see Igor tundus nii ebameeldiva tegelasena ja ta oli purjus ja sa kohtud temaga, see ei ole victim blaming though, tegelikult see kõlab nagu ohvri süüdistamine. Sul on peigmees, sa oled baaris ja sa istud purjus inimesega autosse ja me oleme kõik siukseid rumalusi, kas just täpselt selliseid, aga nagu nii fucking hullumeelne, et su elu võib nagu nii sekundiga nii lambist muutuda lihtsalt mingi juhukuuli tõttu nagu täiesti õige. Seal kohas, kus mina töötan. Nagu täiesti õige. Kuule, aga oli tore. Oli tore. Ma käisin ajalehe järgi. Jaa, meil siin saade tuleb ikka päris pikk, mul on kõht nii tühi juba issakene. Ma vaatan ka, et pikaks kisub, et äkki teeks nagu lühemalt natukene. Ma nüüd selle viimase siin kohe täitsa sutsaka või nii. Tee sutsakas, jah, meil niikuinii boonuses on ju ka üht-teist. Üks nendest asjadest, mis mul eelmine kord üle jäi ja see on tõesti väike sutsakas. Lähme 54. aastasse. Ja Paradoks siis kirjaboks või Paradoksi post on õige. Kirjaboks. Nii, olin parajasti raamatukaupluses ja ostsin oma väikestele lastele juturaamatu Hirmul on suured silmad. Nägin, et meie hea tuttav ostis sama raamatu.
tal olid ka väikesed lapsed. Teretasime, aga kui vaatasin talle näkku, mõtlesin äkki, nii noor ja tugev mees, kuid peab varsti surema. Ehmatasin ise sellest mõttest. Astusin kaupluse akna juurde ja saatsin teda pilguga, ise ülimas segaduses. Järgmisel päeval olin tööl ja järsku kuulsin, kui räägiti autoavariist. Ja surma sai see mees, kelle surma ma nagu oleksin ennustanud. Mul oli kirjeldamatult õudne tunne. Tundsin end nagu kuidagi süüdlasena. Mõtlesin, et oleksin pidanud ehk minema nende poole ja neid hoiatama. Aga kes oleks mind siis uskunud? Ka ma ise ju ei uskunud seda. Väga hull. Väga hull. Vot. Väga hea lõpp. Jah. Hästi. Ma olen lihtsalt nii läbi imbunud sellest Rütmani case'ist. Aga suur aitäh teile, armsad kuulajad, et meiega olite. Teatud seltskonnaga me lähme nüüd pärast lõpumuusikat edasi boonusosasse, mida täielikult saate siis kuulata meie Patreonis või otsida Spotify'st Külmavärinad After Hours ja siis sealt jõuate ka meie Patreoni. Ja kohtume siis ka järgmisel nädalal. Loodetavasti ma saan teile siis juba oma uut beebit tutvustada. Ma nii loodan. Aga seniks teie püsige kõedad.